Räägime täiendatud realisatsioonilao plugina funktsionaalsusest. Kõigepealt, mis asi on realisatsiooniladu ja miks ta hea on? Nimelt on siiani kasutatud klientidele kauba müügile andmiseks kokkuleppele, et tasutakse vaid nende poolt müüdud kauba eest, siis korraldatud seda saatelehtedega ehk kaup saadetakse kliendile saatelehega ja saatelehtedest koostatakse arve ehk siis koondarve müüdud kaupade osas ja seda siis muudkui korratakse nii kaua, kuni siis kõik on tasutud. Kuid sellisel juhul on suht keerukas kontrollida selle kliendi juures olevate kaupade laoseisu ja seda võimaldaks siis teha just realisatsioonilao funktsionaalsus, mis on pluginana lahendatud. See tähendab siis seda, et me kirjeldame kliendi lao lisa ja anname sellele laole nime nii mitmes keeles, kui ta on vajalik. Anname 3 esimeses keeles. Võimalik, et seal kehtib ka hinnakiri. Kindlasti linnukene tegemist on realisatsioonilaoga, mis lisab siis selle lao nimetuse ette RV ja selle konkreetse kliendiga seotuks. Ja nagu ikka antakse teatud töötajatele siis ka ligipääs sellele laole. Ladu lisades hoiatatakse, et oled lisamas uut ladu, mis võib mõjutada kuutasu. Kokkuleppel aga realisatsioonilao lisamine ei tõsta kuutasu, nii et siin me oleme klientidele vastu tulnud. Edasi lao liikumised all saab siis minna ka muidugi käsitsi kirjeldama vastavat lao liikumist kohe, aga võib ka teha seda mugavamalt, võib-olla aruanded lao seisalt, valides siit siis selle lao, kuhu me kaupa tahame liigutada ja võttes laovarude täiendamine laoseisu toodete lõikes koos miinimumnormide, kuigi meil neid miinimumnorme ei pruugi üldse olla antud. Ja ta näitab ära selle põhilao laoseisud ja siis selles realisatsioonilaos olevad laoseisud. Ning tellitava koguse alla saabki märkida siis neid koguseid, mis siis tuleks nii-öelda liigutada. Panen siia ka ühe, otsin toote ja annan ka sellele kogusele, mida ma tean, et on siis raudselt selles test hinnakirjas, mis selles realiseerimislaos toimiks. Ja salvestaja koosta lao liikumise tellimused. Küsib üle, oled sa kindel? Ehk kui mul on juba korra tehtud lao liikumise tellimus, mis on ainult salvestatud, siis ta lisab need read sinna juurde. Nüüd avades ladu ja lao liikumised, näen siin lao liikumise tellimust. Tõsi, laost ei oska määrata, aga see tavaliselt on siis see põhiladu. Võimalik, et ta ei oska praegu ka hinda määrata, aga igal juhul kõikides ladutes või kõikidel toodetel on selles põhilaos laoseis olemas, mida ta siia ka kuvab. Kinnitan selle lao liikumise. Ma võin kasutada seda müügihinda, aga otseselt ei pea seda tegema. Ja see lao liikumise tellimus võimaldab mul minna siis koostama juba päris lao liikumist. Ja siin tuleks nüüd küll kasutada seda täiendavat funktsiooni kasuta müügihinda. Nimelt kuvab ta siia siis hinnakirja neto ja brutohinnad. Ja need on siis valdavalt selle
hinnakirja teist hinnad välja arvatud, siis tundub, et see 3. positsioon seal ei ole. Kinnitan. Ja ta kuvab endiselt siia neid hindu ning väljatrükk F6-ga on nüüd täiendatud. Nimelt saab siia valida, milliseid hindu kasutada väljatrükil. Võib kasutada ainult netohinda ja trükkida siis müügihindadega, mis kuvabki siis netohindasid. Või valida siit ainult brutohind ja trükkida ja saab väljatrüki, Ctrl+B-ga saab siis välja trükkida. Või siis võib ka mõlemad hinnad sinna siis kuvada. Ja tõepoolest, kui nüüd vaadata näiteks siit selle toote lingi kaudu selle toote omahinda või tavalist müügihinda, siis see on 379 euri. Kui aga liikuda siit vaatama hinnakirju, siis me näeme, et hinnakirja test korral, mis siis on ka ainukene, mis kehtib, on just sellised hinnad olemas, nagu vaja on. Ehk me olemegi saanud kauba liigutatud ja saanud ka korraliku väljatrüki.